Jah, et ma siis räägin sellistest praktilistest kogemustest, millest on juba mõned aastad küll ka möödas, kahe linna, Paide ja Türi näitel. Paides RIK ehk siis säästva renoveerimise infokeskus on põhimõtteliselt samasugune nagu nii-öelda Tallinna RIK. Me oleme tema eeskujul ennast üles ehitanud, meil on 3 asutajat. Üks on selline kohalik MTÜ ühendus Weissenstein olnud, aga siis on ka Eesti Muinsuskaitse Selts ja ka Paide linnavalitsus 2006. aastal asutatud. Need on ikkagi selline kodanikualgatuslik ettevõtmine, et selles mõttes need asjad, mida ma räägin pärast ka, et need ikkagi puudutavad peamiselt sellist vabatahtlikku tööd. Mitmed asjad, millega me tegeleme lisaks vanade majade nõustamisele, omanike nõustamisele, koolitustele, oli siis üks oluline osa ka vanamaterjali kogumisel ja jagamisel. See keskus, mis meil oli Paide üsna kesklinna lähedal, Tallinna tänav 9/11, seal on praegu muuseumihooned, oli siis aastatel 2007 kuni 2018, nii et mõni aeg juba tagasi. Tegemist oli linnale kuuluva hoonega, mida siis meie mitu MTÜ-d eriotstarbel kasutasid ja seal oli piisavalt ruumi, et ehitada ka üks selline vanamaterjali ladu. Siin mõned pildid selle kohta, tegelikult sai kõik alguse 2008. aastal, kui SRIK oli juba asutatud ja selgus, et mõned vanad palkhooned lähevad Paide linnas lammutusele, jäävad ühele teele või tänavale ette. Ja selles mõttes oli algus lihtne, et linn korraldas meie jaoks tegelikult kõik, et see materjal võeti lahti ja viidi tolleaegse kutsehariduskooli territooriumile, kus siis õpilaste abiga ka materjali puhastati ja siis me ehitasime sinna oma territooriumile sellise vanamaterjali lao ka 2008. aastal, kus me hakkasime järjest ladustama erinevaid asju. Et üks selline kõige suurem hitt olid kindlasti ehituspalgid. Väga palju ei olnud neid kohti, kus neid oleks saanud Eestist hankida, et siis see ladu muutus selles mõttes suhteliselt populaarseks. Mitmeid aastaid me neid müüsime, aga ise taaskasutasime. Ja eks me puutusime ka kokku selle sama takistusega, et kui materjali tuli edaspidi hankida, siis tihti oli olukord keeruline, et selliste väiksemate asjadega, mida me ka kogusime, uksed, aknad, vahel ka katusekivid ja kõik muu, oli mõnikord isegi lihtsam, aga selliste konstruktsioonielementidega, samad need ehituspalgid näiteks, lihtsalt aeg ei võimaldanud neid tegelikult koguda. Et see sama jutt, et lammutamiseks läheb väga kiiresti ja kui ei ole võimalik ka lammutajaga kokkulepet saada, siis seal nende koppade ja töövahendite vahel kuidagi niimoodi seigelda ja proovida üht-teist nagu päästa ja ära viia ei ole just kõige lihtsam. Ja muidugi teine küsimus ka see, et tegelikult sellises olukorras peab olema mingi selline, ma ei tea siis nagu ringmajandusbrigaad või selline meeskond 24/7 kogu aeg valmis kiiresti reageerima, mis sellise vabaühenduse puhul on ka tegelikult suhteliselt keeruline. Me osa materjalist muidugi kasutasime ka ise, et need ruumid, kuidas me neid kasutasime, oligi tegelikult nii, et me korrastasime neid põhiliselt selle taaskasutusmaterjali abil, mingit erilisi rahalisi vahendeid meil ei olnud, tegime seda väga palju talgute korras, et siin mõned uksed näiteks, mis on siis restaureeritud ja korda tehtud, ka mööbel sealhulgas ja palju muud, et suur osa mööblist näiteks oligi tegelikult hoopiski jäätmejaamast ära toodud ja koha peal siis restaureeritud. Ja üks asi kindlasti on oluline, et inimestel peab olema ju ka teadlikkus, et kuidas üldse seda vana materjali on võimalik taaskasutada, et selles mõttes need koolitused, see ei ole lihtsalt nagu harimine, see ei ole selleks, et majaomanik oskaks oma maja paremini korda teha või nõuda mingeid asju korda tegemisel, ei ole ka lihtsalt turundus, kuigi ta on ka turundus, aga ta tegelikult ikkagi nagu avab silmad natukene, et mida on võimalik kõike teha selle vana materjaliga, et ega alati ei ole see nagu 100% sihtotstarbeline taaskasutus, vahest kasutatakse asju ka uuel eesmärgil, et vanu seinapalki on kasutatud näiteks treppide ehitamisel või hoopis mööbli ehitamisel.
No neid formaate oli väga erinevaid, on lühikesi 1-2-päevaseid, 10-päevaseid, kõige pikemad olid 50-päevased sellised koolitustsüklid. Ja noh, siin on siis jah, üks näide siis näiteks uksed-aknad, et noh, osad koolitused muidugi ei ole nii-öelda taaskasutusega seotud, aga uksed-aknad küll. Ja noh, aknad on siis nagu üks selline näide, et kus see vanamaterjali taaskasutus on kindlasti keeruline. Et kui jaole ei jõua õigeks ajaks, tegelikult peaks nagu jaole jõudma selleks ajaks, kui aknad hakatakse eest ära võtma. Siis on võimalik lengid näiteks tervelt kätte saada, sest akende vahetamisel nad tavaliselt saetakse katki selle asemel, et nad kätte saada tervelt. Siis on juba lengid kadunud, siis kui need vanad aknad visatakse konteinerisse, siis on klaasid katki, siis on hingede vastused kadunud ja nii edasi. Et sellise, ja noh, rääkimata sellest, et kui nad on juba jõudnud jäätmejaama, siis on nad niivõrd viga saanud ja mitte komplekssed, et selliste akende taaskasutus sellises etapis läheb juba suhteliselt keeruliseks ja ongi juhtunud nii, et peamiselt pigem on kasutatud vanu aknaid näiteks hoopis kasvuhoonete ehitamisel. See ei ole ka halb, aga ei ole päris see ikkagi. Ja üks asi, mis me oleme kogu aeg teinud, on siis koolides, gümnaasiumites säästva renoveerimise valikaine korraldamine. See on selline umbes 30-tunnine tsükkel, kus on nii teooriat kui praktikat. Ehk tegelikult see järelkasv on hästi oluline ja noorte puhul on eriti selgelt näha, et see vanamaterjali taaskasutuse mõte jõuab neile kohale eelkõige mitte selle muinsuskaitselise sõnumi, vaid keskkonnakaitse sõnumi. Et kaks asja kokku panna, siis see kuidagi ikkagi noorte jaoks klikib kergemini. Ja üks oluline asi, mida me tegime selle materjali puhul, mis tuli tegelikult läbi ühe rahvusvahelise koostööprojekti, oli dokumenteerimine. Et ühest küljest on see vajadus loomulikult, et kui on ladu asju täis, mis on kõik eri mõõtmetega, eri päritoluga, siis endal peab mingisugune ülevaade olema. Aga teine on tegelikult ka selle materjali nii-öelda väärtusele rõhumine, et inimesed, kes reeglina seda vana materjali soovisid soetada, soovisid ka teada, kus see pärit on, mis selle materjali lugu on. See andis sellele tegelikult väärtust juurde. Eks kogu see sõnum on tegelikult ikkagi ju selles, et tegemist on materjaliga, mis ei ole jäätmed. Et me oleme nad nii-öelda kinni püüdnud enne, kui nad on muutunud jäätmeteks. Tegemist on taaskasutusse suunatavate materjalidega. Selle tõttu see lugu seal on ka tähtis, et ei ole kõike näha. Et aktid on suhteliselt sellised detailsed, et fotod ja mõõdud ja muud sellised asjad. Ja kuna oli üks rahvusvaheline projekt, mida me tegime koos sakslastega, siis nende täpsus ja kõik muu tõi siis kaasa selle nii-öelda nomenklatuuri, et kõikidel asjadel on oma kindel number. Et kahepoolsed uksed on ühe numbriga ja kui nad on klaasiga, siis see on pisut teine number. Ja et tegelikult, kui siin oli ka juttu sellest, et laod võiksid omavahel nii-öelda suhelda, mis kellegi lao seis parasjagu on, siis selline süsteem kindlasti aitab kaasa. Ja mis siis laoga praeguseks on, et me olime sunnitud välja kolima nendest ruumidest 2019. aastal, et oli omavalitsusel kuuluvad hooned, nagu ma ütlesin, ja tekkisid teised rahastusideed omanikul ja tegelikult see vana materjali ladu tuli lammutada ja likvideerida ja suures osas see materjal tuli siis kas kiiresti maha müüa või lammutada ja või mitte lammutada, vaid laiali jagada. Ja siis me leidsime mõned sellised väärtuslikuma materjali jaoks mõned kohad, üks vanalinnas asuv hoone, kus on midagi ladustatud ja mõned garaažid ja nii edasi ja oleme sellist väikest infokeskuse tööd teinud seni suhteliselt väikestes ruumides edasi. Et sellist ladu meil praegu ei ole ja hetkel ei ole ka silmaveeril selliseid ruume, mida võiks laoks kasutada, kui just väga utoopiliste soovide peale ei mõtle. Teine on kogemus Türilt, naaberlinnad, eks ole, 14 kilomeetrit vahet, et ikka inimesed väga tihedalt käivad läbi, aga Türil sai alguse asi sellest, et 2017 siis asutati kogukonna selts ja üks maja, Viljandi tänav 60, mis tegelikult oli sotsiaalmaja ja pidi minema lammutusele. Selle majaga me saime siis kokkuleppe, et see maja anti seltsile pikaks ajaks tasuta kasutamiseks. See oli väga-väga halvas seisus. Sellega oli palju tööd, aga siis
veidi hiljem tuli üks teine taoline maja sealt samast tänava äärest üles, läks samamoodi, pidi minema lammutamisele, selle asemel on praegu tervisekeskus ehitatud, need on kõik sellised 19. sajandi lõpu, 20. sajandi alguse barakid, sotsiaalmajad olnud. Ja kuna see oli suhteliselt heas korras, siis sellega me saime kokkuleppe, et me võime selle materjali endale võtta. Ja seal õnnestus meil siis selline kokkuleppe saada lammutajaga, et sinna lammutushankesse me ei sekkunud, oli üks võitja, kellega me tegime kokkuleppe, et me võime siis ise seda materjali lahti võtta ja osa tasust, mida tema pidi saama, siis lammutamise eest tuli meile, mida me saime siis oma töömeestele maksta. Ja sealt tuli väga palju materjali, ehituspalki, kive, uksi, aknaid ja seal tekkis samamoodi siis see ladustamise küsimus, mis viis siis sellise eksperimendini, et Türil on üks vana papivabrik, mis on 20. sajandi alguses seoses raudtee tulemisega ehitatud ja aastakümneid juba tühi olnud ja lagunenud halvas seisus ühe äriühingu omandis. Siis korrastasime seda seal talgutega, seal olid ka osad katuse all olevad siseruumid ja siis vedasime sinna selle lammutatud baraki materjali. Ja selline väga suur pingutust nõudev suvi oli see. Siin on ka ühed tellised näha, et nende tellistega läks küll nii, et kui me kõik korraga olime ühel nädalasel reisil, siis vahepeal need varastati ära lihtsalt. Et kuigi kogu see territoorium oli valve all, siis see oli tohutult suur territoorium, siis ka valvefirma väga täpselt ei teadnud, kes see selline on, kes sinna käruga sõidab ja väga asjalikult tellised ära viib. Et sellega läks nii ja üldse, mis oli selle lao puhul probleemiks, et tasus nagu muudes sellistes kohtades, kus me tegutsesime üldse sellisest peamisest asustusest suhteliselt eemal, seal käidigi väga palju lõhkumas ja lammutamas kogu aeg ja seal oli raske silma peal hoida asjadel. Me olime ka selle lao siis sunnitud 2019 märtsis likvideerima, see kuulus ühele äriühingule, et vaatamata kõigile keerulistele kasutusvõimalustele oli ka üks põhjus see, et tõesti ülikõrget renti lõpuks taheti sooviti selle hoone eest. Ja seal selle materjaliga läks siis niimoodi, et osa sai müüdud ja osa läks siis selle sama kogukonnaseltsi hoone, Konna nime all praegu, see on restoran Ajatu ka sees, selle restaureerimiseks. Et kui ma nagu võtan nagu 2 õppetundi kokku, siis üks oli selline, kus me kasutasime vabaühendusena omavalitsuselt saadud hooneid, mis stardina on väga hea. Ühest küljest on omavalitsustel alati tühja hooneid, mida saaks kasutusse anda, teisest küljest ei ole sellisel vabaühendusel näiteks mingit erilist vaba ressurssi, et neid tingimata osta, et saab niimoodi kasutusse neid võtta. Ja võib-olla ka see, et tihti omavalitsusel on ka nii-öelda ideede puudus, tegijate puudus, jällegi 2 ressursi kokkupanek, aga omavalitsus ikkagi inimesed vahetuvad, plaanid muutuvad ja kui tuleb mängu ikkagi võimalus saada mingiks väga konkreetseks eesmärgiks projekti toetust, siis eelistatakse ikkagi seda, et see raha kätte saada ja see teostada, kuigi see võib olla täiesti midagi muud kui seni selles hoones on planeeritud teha. Äriühinguga on tegelikult positiivne see, et on väga kiire asjaajamine, paindlik, aga ilmselgelt seal tekib rahasurve, et turg kindlasti ei ole veel valmis selleks, et tõsiselt nagu kasumit teenida sellise tegevusega, et olla ka äriühingule konkurentsivõimelist hinda näiteks rendi näol valmis maksma. Et igatahes selline pikaajaline vabatahtlik tegevus selles valdkonnas kindlasti väga hästi ei toimi. Pigem see algatus võib tõesti vabasektorist tulla, võib-olla koostöös siis ärisektoriga, aga ma olen üsna kindel, et vähemalt käivitamise perioodil peab seal abiks olema nii avalik raha kui ka avalik võim. Et ma olen siin lõpus võtnud mõned sellised mõtted ettepanekutena kokku, et üks asi, et kindlasti sellise tegevuse juures on 3 valdkonda, mis tuleb kokku panna, miljööväärtused, keskkonnahoid ja siis selline toimiv majandusmudel, ikkagi uus majandusmudel ringmajanduse puhul. Võiks olla eesmärgiks rajada eraldi ringmajandusjaamu, lisaks siis jäätmejaamadele, sest et ringmajandus on jäätmemajanduse loogiline jätk, 0 jäätmed, eks ole.
kuna turg ei ole tegelikult koheselt valmis, et mingi edukas ärimudel toimiks ja noh, minu arvates siin kehtib samamoodi see saastaja maksab printsiip, siis avalik raha peaks kindlasti appi tulema. Avalikud toetused, need toetusvoorud peaksid olema sellised, mis võimaldaksid teha ka investeeringuid, sest nagu näha selliste materjali kogumiste puhul ei ole tegemist lihtsalt teavitamise või mingite väikeste konteineritega, tihti tuleb ehitada hooneid, ladusid. Ja omavalitsuse tugi peab kindlasti olema, et omavalitsus selles mõttes peaks tunnetama, et nagu ma ütlesin, et see on jäätmemajanduse üks osa tegelikult või loogiline jätk, et ta panustaks samamoodi ka ringmajandusse. Ja eraldi teema oleks see, et millega ma praegu proovime tegeleda, kui meil eraldi ladu ei ole, et kuidas seda ladu siis nagu kogukonnas jagada. Et vanalinnas on mitmed majaomanikke, kellest võib-olla üks soovib hoida vanu uksi, teine vanu aknaid, et kuidas sa sellises koostöös tööle panna. Ja ongi kõik minu poolt, aitäh!